Ma näitan teile 3 võimalust, kuidas teha lille. Nüüd, kuidas CSS-ist panna need kujundused paika, et tuleks korralik lill ja mis te tunnis tegite, mõnel tuleb äkki hea idee, teeb ringi. Tegin omale uue faili, ois2.html. Teen selle kõigepealt brauseriga lahti. See on tühi leht. Nüüd võtan sama asja ka Notepad'iga lahti. Nüüd kõigepealt kirjutan ära stiili koha, et kui ma hakkan stiili sisse kirjutama. Stiil. Nüüd, kuna teil on muu lehekülg ka, aga siia ma teen ainult selle lille kuulutuse. Kõigepealt meil vaja seda, et kuhu sisse üldse me lille joonistama hakkame. Meil on ümbrist vaja, sinna sisse hakkab tekkima lill. Ja div element. Kirjutan div. Panen talle kohe ID külge. Ümbris. Ja nüüd ümbrise sisse ma ehitan lille lihtsalt tükkides kokku. Mul teen 4 kroonlehte ja südamik. ID on kroonleht 1, KR leht 1, div kinni. Ja neid teen nüüd siia 4 tükki. 2, 3, 4. Kiiresti saad ühtelida paljuda, kui klaviatuuri peal kontroll ja nõrk tee. Siis ta teeb sulle sama rida kopeerib nagu alla. Ja siin teen 3 ja 4. Ja kõige viimaseks on meil vaja südamikku. Südamik. Just harjutage seda, et ei kasuta programmeerimises ID-des ja mujal täppitähti. Teksti sees, kui on sisu kirjutatud, seal võite, aga muudes kohtades olge väga ettevaatlikud. Salvestan ära. Nüüd ümbrisele panen paika, kus kohas see lill hakkab olema. Hea on see, et kui ta on mul enam-vähem keskel ja ülevalt alla, natukene tuleb ülevalt alla. Selleks ümbrisele ütlen, et ole keskel, aga kõigepealt paneme ümbrisele mõõtmed ja värvi. Kuna ta on meil ID-ga, siis tuleb meil rel, ümbris. Paneme kõigepealt positsiooni. Fikseerime ära, et paneme kindlasti paika sinna, kus ta on, sinna kui jääb. Lehe liigutamisel ta ei muuda asukohta. Fixed. Nüüd panen, et tahaks lehe keskel. Ja margin, kui paned auto, siis ta tuuakse lihtsalt lehe keskele ja sinna ta pannakse. Panen tal kõrgus laiuse. Kuskil 300 näiteks. Ja ka 300. Paneme kohe talle värvi ka ära, et siis on näha meil. Salvestan, lähen lehele, värskendan. Pandime nurka. Autoga ta ei too keskele, nii et ma pean talle ütlema, et mine nüüd enam-vähem ekraani keskele. Kuna margin ei toimi, siis ma talle lihtsalt ütlen, margin top. Tule kuskil 50 piksli võrra allapoole. Ja margin vasakult. Kuskil 200. Seda kaugust ja neid saab alati muuta, nii et kui ei meeldi, pane mujale. Natuke rohkem keskele. Paneme 400 näiteks. Enam-vähem olemas. Natuke suurem. Mitte 300, aga 400. Siis on meil ala ruumi, kuhu joonistada.
tulemas. Nüüd paneme teistele kroonlehtedele ja südamikele kohe paika ka tema asukohad, suurused ja värvi. Ma teen kõigepealt ühe ära. Näiteks teen kroonlehel ühe ära. Kroonleht 1, KR leht 1. Nüüd, et ma ütlesin 3 moodi. Esimesena teeme selle, mida me tunnis mõned siin tegin, oli float'iga, et ta on vasakus servas ja ühe nihutamine nihutab ka kõigi teisi. Need paneme float left, vasakuse serva, siis paneme kõrguse laiuse. Ja lille 150. Vaatame, kui suur see tuleb. Ja paneme talle taustavärvi, see on kohe näha, kus ta on ja mis ta teeb. Ja roheline. Salvestan, värskendan, tuli üles nurka. Nüüd on see, et selle stiili võid sa kohe kõigile paika panna. Siis on nagu kõigil olemas kohe mingi värv, suurus ja float left. Et ma teen sellest copy. Kleebin siia alla 3 korda, 2, 3, 4. Ja kuna südamikul ka, siis panen 5. korda veel. Muudan ära, et mul on südamik. Salvestan, vaatan lehel, mis juhtus, värskendan. Nüüd tehakse kõik nad mul üksteise kõrvale. Ei, mul on nad muutmata. Kus see kroonleht 1 on? Muidu praegu ainult kroonile ühele pannakse ainult stiile külge, teistele pandagi. Paneme need, muudame ID-d ära ka, et iga see div element saab oma selle kujunduse. Salvestan, vaata, kas tuli mul nüüd 4 kasti sinna. Olemas. Muudan ära nüüd värvid kõigil, et ma näen, et millist värvi ma muudan, et segadust tekiks. Roheline on olemas. Paneme järgmise. Orange. Ja südamiku jätta valgeks. Salvestan. Täitsa olemas. 1, 2, 3, 4 ja südamik on siin nurgas. Nüüd, kuna ma tahan neid kroonlehti teha kroonlehe kujuliseks, siis paneme kõigile, ta teeb kujulised kroonlehed valmis, siis hakkame tõstma neid. Nüüd sa võid kirjutada, et see, et border left top raadius, siis panna seal ühe külje paika. Aga kõige lihtsam on see, kui lihtsalt kirjutad border. Nii nagu see materjalis, mis ma kaasa panen selle videoga, seal oli. Et hakkab pihta ülevalt vasak nurk, ülevalt parem nurk, alumine parem ja alumine vasak. Ma tahan, et oleks nüüd ülemine parem nurk, vasak nurk oleks ümar. Ma panen 50%, siis tuleb siuke ilus ümmargune. Panen 80, tulevad kitsad lehed. 80%. Siis ülemine parem jääb muutmata. Alumine parem paneme täpselt samamoodi, tekitame õiekujulisem protsenti ja alumine vasak jääb ka muutmata. Salvestame ära, vaatame, kas see roheline leht muutus mul lehekujuliseks. Border on küll, aga mul on vaja raadiust, border raadius. Olemas, muutis
oligi, ülemine vasak muutus ja alumine parem muutus. Nii nagu on siin kirjas ülemine vasak ja alumine parem. Nüüd ma tahan, et mingi leht oleks täpselt selle kujuga, järelikult kas see nüüd tõstan siia, ma teen, see jääb sinna, okei, ma muudan ringi, et roheline jääks mul üles vasakusse kroonilehe nurka, nii et kõige alguses kirjutan 0 ja kustutan 0 lõpust ära. Siis ta peaks tegema nii nagu vaja. Oot niimoodi. See ongi, et täpselt samasuguse panen oranžile ja sinine ja punane lähevad nagu vastas nurkadega. Siis nagu elu läheb lihtsamaks. Kuna seda ma tahan saada oranžile, teen sellest kopi. Ma võtsin oranži ülesse, kleebin selle sinna, salvestan. Ja täiesti muutus. Nüüd mul on vastupidi vaja panna nii punasele kui ka sinisele, nii et kleebin selle, kustutan siit eest ühe 0 ära, kirjutan 0 lõppu, salvestan, nüüd kopeerin selle sama sinisele, salvestan, värskendan, praktiliselt nagu lill olemas. Nüüd mul on vaja see valge saada siia keskele. Kõige lihtsam on nüüd see, kui kus meil valge on. Kõigepealt valge ümmarguseks. See siis on border radius. Ja et kõik nurgad läheksid ümmarguseks, siis on kõigil 50%. Salvestan. Nüüd ta kadus siit ära. Ta läks kuskile peitu. Ma rõin ta teist värvi tausta peal. Ta rohelise taustalt välja paistaks. Muidu ta on kadunud meil. Valge tausta peal ei näe välja. Ikka kadunud. Sellepärast, et on kadunud, et mul on siin, panen vait tagasi, lõpus semikool on puudu. Semikool on ära unustada, on kadunud. No täitsa tuli tagasi. Nüüd on vaja nihutada üles, paneme kogu selle lille siia keskele. Hakkame pihta, ülevalt vasakult rohelist, kõigepealt 50 paremale, 50 alla. Võtsin üles roheline. 50 paremale, 50 alla. Ja et vasakus servast margin leftist võtan. Proovime 100 kõigepealt, 100 pikslit. Ja vaatame, mis see margin topist meil saab. Paneme siia 50, kui alla ta toob. Salvestan, aga nüüd ta nihutab ka kõiki teisi. Salvestan ja lõi kogu selle krempli ringi. Rohelist on natuke tagasi vasakust servast. Paneme ka 50. Olemas. Nüüd nihutan järgmist kroonilehte, kroonid 2, see on mul punane. Punast on nüüd vaja nüüd saada allapoole sama alla kui oli mul roheline. Teen kopi sellest, kleepin suuruse järgi, salvestan, vaatan, kas maikab, täitsa olemas, tõi. Nüüd on järgmine värv mul sinine. Seda mul vaja nüüd vasakust servast sama kaugele, kui on roheline. Ja see oli ikka, leftist oli siis 50. Margin. Pikslit. Salvestan. Ja nüüd on täitsa olemas. Ja nüüd on vaja valge ilusti keskele. Ja nüüd, kuna valge, võtma see vait on siin, valge asub see kõige all, siis mul on vaja tõstada põhimõtteliselt selle div-elemendi võrra kõrgemale ja natuke rohkem. Kuna mul kõik div-elemendid kõrguseks on 150,
siis ma tõstan ta kõigepealt kõrgusele -150 pikslit, vaatan, kas see paigutus jääb. See on siis top on -150 pikslit. Salvestame natuke rohkem. Paneme 250. Liiga palju. Näiteks 200. No 225. No enam keskel. Nüüd toome ta ka vasakust servast keskele. Kui roheline sinine on 50, siis paneks äkki 150. Margin left on meil 150 pikslit vasakust servast. Liiga palju. 125. Jah, ongi enam-vähem keskel, kõik. Üks versioon on valmis. Nüüd teeme teise versiooni. No ma kustutan need sisu ära, siis on nagu, ei kustun kõik ära. Hakkame algusest peale. Siis on nagu kõigil üks sama teema olemas. Aga hakkab pihta jälle. Meil on tõmbris. Nüüd eelmine oli fikseeritud. Paneme selle nüüd suhteliselt. Ta on ülevalt servast suhteliselt kauguselt. Ei ole fikseeritud. Kui me lehte kirjama hakkame, siis ta on suhteliselt kaugusel. Ta läheb lehega kaasa. Et positsiooniks paneme suhteline relatiivne. Kõrguslaius. Paneme 400. Nüüd paneme talle ka taustavärvi kohe ära. Ja paneme talle nüüd vaatame, kas siin see ta ilusti paneb keskele. No tulemus. See relatiivsega suhtelise positsioneeri järgi ta paneb selle ülevalt ilusti joondab keskele. Kõigi teistega on täpselt sama teema jälle. Aga teisel enam ei pane, et ta on float. Paneme nüüd, et ta on fikseeritud positsioon. Et paneme, teeme esimese kroonlehe värvi ja paneme talle värvi külge ja paneme suuruse ja enam-vähem esimese asukoha. Algus on sama. Positsioon. Enne oli floatiga, nüüd paneme, et ta on fikseeritud. Kõrguslaius. Ja värv. Ja seda teeme nüüd jälle nii kroonlehele kui ka südamikule. Salvestan, kopeerin, teine kroon, kolmas, neljas südamik. Viimase kujutleb südamik. Siis see viimane kroonleht on 4
eelviimane on 3 ja see on 2. Muudame ära ka värvid. Ja pink. Salvestan, nüüd lehele vaatan, mis nendega toimus. Kuna nad on fikseeritud, siis nad pandi mulle kõik üksteise hunnikusse. Ülalt vasakust nurgast ja kõik on üksteise peal. Kuna nüüd mul see südamik on kõige peamine, siis ta paigutati ka kõige peale. Kohe, kui ma panen selle südamikul, teen ta ümmarguseks, et on border raadius on ümmargune. 50%. Siis need salvestan, tagumised tulevad juba nähtavalt siit alt. Teeme väiksemaks ka selle, mis ta nii suur võib olema. 50-sega. Ja tulevad paremas nurgas. See on liiga väike. On 100 peale tagasi. No, enam-vähem. Nüüd hakkame paneme neile, teeme ikka lehed valmis. Nii nagu eelmiselgi korral tegime, hakkame siit pihta ülemine vasak, siis järg temal oli border raadius 80 oli päris ilus. Kui ma tahan sinna nurkade jätta, siis on ta mul 80%, 0, 80% ja 0. Ja semikolon. Salvestan. Nüüd no muidugi valesti kirjutatud. Border. Nüüd ei tohiks midagi muutuda, sest ta on kõige olumine. Ja selline tuleb siis kõige eelviimane, samamoodi nagu seegi oli, et eelviimasele kleebingulga, sellele. Vaatan, kas roheline muutus mul teistsuguseks. Jah, ikka läks jälle vastupidi. Mul on vaja muuta ülemine parem nurk jääb paika, ülemine vasak nurk või ülemine vasak nurk jääb paika, ülemine parem nurk läheb 80% peale. Ülemine alumine parem nurk jääb paika, alumine vasak nurk jääb 80% peale. Niipidi tuleb hoopis. Kopin. Kleebin. Nüüd panen ka sinisele kroonile, aga nüüd on jälle vastupidi, nii nagu enne oli, et esimene on 80%, siis see on 0, see tuleb 80% ja viimane on 0. Salvestan vahepeal, teen sellest copy ja panen ainult selle kroonlehele külge, kleebin, salvestan, nüüd peaks olema mõned kroonlehed näha. Ja 2 tükki need, nad on kõik üksteise peal. Nüüd hakkame neid tõstma keskele. Kõigepealt tõstame üleva esimese kroonlehe, punase kroonlehe sealt rohelise tagant välja. Tõstan ta marginiga. Nüüd ülevalt nihutan allapoole kuskil, panen 50 pikslit. Paremast servast ei nihuta, alt ka ei nihuta ja vasakust servast nihutan kuskil 100. Paneme esimese, mõlemad tulevad 100 kaugusele. Vaatan,
kus ta teeb, siis on nagu lihtsam. Paneme 100-100 ja punane tuli liiga keskel, paneme ikka nad 50 peale tagasi. Salvest on, no enam-vähem. Nüüd järgmise, selle sinine oranžidega peidus. Margin. Oranžid küljes, siis ülevad toon alla 50 pikslit. Paremalt ei nihuta, vasakult alt ei nihuta, nüüd nihutame paremalt, kui palju meil vaja on. Paneme kuskil 150. Vaatame, kuhu ta jääb, saab paika panna. Veel kaugemale vaja. Paneme 250. Liiga kaugele. Paneme 200. Nad koos, asi korras. Järgmine õis, oranž õis. Seda on vaja tuua mul vasakult nii palju kui punast ja alla, ütleme ka kuskil 250. Kus mul punase paigutus oligi. Kõige lihtsam teen sellest koopia. Panen oranžile külge. Nüüd üleval teeb paika. Ja mul on vaja võtta kuskil 150 vasakult. Vaatame, palju juhtub. Jah, meil on tegelikult vaja vasak jääb paika. Ülevalt tuleb 150. Värskendame allapoole. 200 näiteks. Olemas. Meil on tuua roheline paika. Sest nad tuleb sama alla, kui on oranž. Teen sellest koopia. Panen rohelisele lehele. Ja nüüd on vaja ta nihutada sama kaugele, kui on mul sinine. Otsime üles, kus on mul sinine blue ja mul on vasakult tuua ta 200 kaugusele. Nii et siia kirjutan, et on 200. Värskendan, lill koos. Nüüd on vaja südamik keskele tuua. Ülevalt siis paneme mõlemad näiteks 150 peale. Kuhu ta meil ta toob. Olemas, kõik. Lill valmis. Ei olegi jääbki 2 tükki, sest kõik teised on nagu enam-vähem sarnased sellega. No kui sa floatiga ja absoluudiga paika saad panna neid lille, siis on juba asi toimib. Ja teegi nii, et sul on kuskil puhas lille ümbris, mille sees on lill. Kui mõni tegi tunnis see, et oli ühest sealt ümbrisest tegi ühe kroonlehe, siis see las jääda, aga tee üks puhas lill kuskil sinna kõrvale. Selle video järgi.